Nii, tere tulemast Elamu Messi stuudiosse ja meil on täna väga põnev külaline, kes on Elamu Messil päris mitmes rollis. Tere tulemast, Rebecca! Tere! Mida sa saaks enda rolli kohta mulle rääkida? Ma olen siia kaasatud kui maastikudisainer ja ma siis tegin 3 objekti siin Elamu Messil. See nurgapealne taskupark, Woodcraft Home ja Bauroki maja. Mis on sinu enda lemmik ja miks? Enda lemmik? Nad on kõik väga erinevad ja käekiri on väga erinev, sellepärast et see kõik tuleneb ikkagi nagu kliendi soovist ja mina lihtsalt nagu teen nagu visuaali kliendi soovile. Et nende no näiteks see Woodcrafti Home on selline hästi askeetlik, valge, puhas. Samas see nurgapealne taskupark on selline lõbus ja hubane ja hoopis nagu haljastuse mõttes täiesti teiste toonidega. Ja siis Bauroki majas oli kliendi suureks sooviks, et kuna arhitektuur on selline väga range, siis tuua selliste lillade ja roosade toonidega sinna sisse sellist pehmust. Kuidas sa ise maastikuarhitektuurini oled jõudnud? No mina õppisin Kunstiakadeemias linnaplaneerimist ja urbanistikat ja siis ma töötasin plussarhitektides päris pikalt. Minu esimene selline suur töö, mida ilmselt enamik teavad, on Noblessneri kvartali väliruum. Seal on siis nagu inimeste liikumine, valgustus, katendid, väikevormid, et kõik see on nagu minu selline esimene suur beebi. Miks sina oled otsustanud Elamu Messil osa? Mind Mait kutsus tegelikult alguses üldsegi, et ma teeksin siia golfikülla valgustid ja siis kuidagi mööda minnes tuli see, et äkki sa teed siia nurga peale midagi nagu toredat, et inimesed saaksid istuda. Tegelikult Mait ütles, et äkki paneme siia mingi pingi. Ja siis sellest pingist sai selline väga nunnu ja roosade värvidega taskupark hoopiski. Ja minu mõttes see tuli väga armas välja, et ma soovitan väga minna vaatama seda. Sellel on hästi põnev nimi, taskupark. Kust on see tulnud? No taskupark on, ma arvan, et ma ei ole ise välja mõelnud seda, et taskupark on see, et ta on lihtsalt nii pisikene, et kui muidu, kui sa kujutad ette kas või näiteks Kadrioru parki, siis see on ju suur, massiivne, eks. Aga taskupark on niisugune väike nurga pealne, kus inimene saab peatuda, istuda, aja maha võtta korraks ja siis edasi minna. Et see on selline nagu hetk linnaruumis. Kui inimene ei ole veel Elamu Messile jõudnud ja ei saa ka päris hästi aru, mis asi see Elamu Mess on, siis mida sa neile ütleks? Mina ütleks, et siia tasub tulla. Kas või juba sellepärast, et vaadata, kuidas on uusi materjale nagu kasutatud elamuehituses. Ja eriti tasub tulla, kui sa plaanid hakata näiteks remonti tegema või kui sa plaanid endale maja kas osta või ehitada. Just ma arvan, eraisikutel on see nagu väga huvitav vaadata, mis on tehtud ja kuidas on tehtud nagu hooned seest ja ka väljast. Ja ma ise olen siin nagu väga põgusalt saanud käia läbi, aga mul on veel plaanis endal ka nagu rahulikult võtta aeg maha ja ikka külastada kõik majad läbi ja vaadata täpselt nagu võtta aega, et peatuda igas majas natukene kauemaks. Aga praegu esmamulje põhjal, mis on sinu lemmikmaja? Lemmikmaja? Mulle väga meeldib see Woodcrafti maja. Ta on nagu selline ilus ja esteetiliselt väga ilus. Aga mulle meeldib see Bauroki maja selle planeeringu suhtes. Et see oleks täpselt see, mis minul oleks vaja, et 4 magamistuba ja elutuba ja mulle meeldib, et see sisehoov on seal keskel ja see Happy Home'i see hoone tuleb midagi sarnast, aga ta on natukene nagu avaram ja veel suurem, et ma arvan, aga selles mõttes, et see on nagu minu maitse. Nii et saate tulla siia Elamu Messile valida enda maitse järgi maja ja
lisaks sellele, et Rebecca on maastikuarhitekt, on tal veel üks teine üllatus elamumessi külalistele. Kas sa tahad sellest ka rääkida? Jah, eile juhtus selline tore asi, et seal Odaotsa 10 avati kunstinäitus, kus siis üks minu töö ka, minu maal, esimest korda minu maal oli näitusel ja siis see osteti ära ja nüüd ma võin öelda nagu ametlikult olen maalikunstnik. Ja lisaks sellele, nagu ikka öeldakse, et seal, kus Annet on, sinna tuleb veel juurde. Rebecca on ju ka laulja ja Rebecca esineb elamumessi raames järgmisel reedel. Kas see on laupäev? Või laupäeval, 14. juunil kell 7. Midagi sihukest, nii et olete väga oodatud, saate enne seda vaadata maju, vaadata ka Rebecca poolt loodud maastikuarhitektuuri ja siis juba kuulata tema muusikat. Rebecca, aitäh, et sa tulid siia, aitäh, et sa võtsid elamumessist osa nii paljud rollides. Kõikidele teistele olete elamumessile tere tulnud. Kindlasti tasub tulla siia oma silmaga kõiki neid erinevaid ägedaid asju ja projekte näha. Ma arvan, et igav ei hakka. Absoluutselt. Nii.